Armu teile rahu Jumalalt meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks paneme tähele Johannese evangeeliumi 20. peatükist salme 19–31. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskel ja ütles neile: rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: rahu teile. Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1 12 ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nüüd talle: meie oleme näinud Issandat. Aga tema ütles neile: kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskel ja ütles: rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale: pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle: minu Issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle: kas sa usud sellepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud. Aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Aamen. Siin kirjakohas on väga palju erinevaid teemasid. Ma tooksin välja 3. rahusoov, uskumine ja tunnustähed. Alustame tagantpoolt. Tunnustähed ja uskumine. 2 omavahel seotud teemat. No esimese asjana tekkis mul kohe huvi, et mis sorti imetegusid Jeesus siis veel tegi, mida siin kirjas ei ole. Ju siis need on kuskil mujal kirjas. Pigem see, et mis on see, mida siis inimene tajub imeteo või tunnustähena. Ma usun, et paljud teist on kunagi õhanud, et Jumal, anna mulle mingi märk, et ma teaksin, kuidas otsustada. Või siis teinekord tõlgendanud hetki oma elus just sääraste märkidena. Me võime ju öelda, et jüngritel oli palju lihtsam kui meil. Neil oli konkreetne Jeesus, konkreetsed imetegusid tegemas ja märke jagamas. Kuid kas ikka oli? Mitmes kohas ka siin täna on öeldud, et nad ei tundnud teda ära. Ja sageli nad saidki alles siis aru, kui ta tegi midagi, käitus mingile endale väga omapärasel moel. Seega võime ju öelda, et läbi mingite tegude nad tundsid ta ära ja hakkasid uskuma. Seega tundub, et usk on korraga mingi abstraktne asi, sest me usume ju just siis, kui me ei tea, sest seda me saame uskuda. Ja samal ajal on usk midagi väga käega katsutavat. Sest on ju väga palju lihtsam uskuda, kui sa oled kogenud midagi üleloomulikku. Mingit erilist päästesündmust, kaevikus ei ole uskunud. Täna, kui me mõtleme sellele teaduse väga kiirele arengule, mulle tundub, et selliseid üleloomulikke asju on meie ühiskonnas vähemaks jäänud. Vanasti oli lihtsam, kõik asjad olid üleloomulikud, mis polnud väga seletatavad. Aga mis siis meil täna on? Ma enda peale mõtlen, mulle tundub, et on 2 olulist asja, mida võib sellise üleloomuliku või lausa imena tajuda. Neist esimene on ennast salgav armastus.
isegi keegi lihtsalt teeb midagi head. Armastuses väga laias mõistes. Ja teine on tõeline ja sügav rahu. Seega tuleb välja, et need 3 teemat, mida ma alguses mainisin, rahu soovimine, uskumine ja tunnustähed, on tegelikult omavahel väga tihedalt kokku põimunud. Ka meil tuleb jumalateenistusel peatselt hetk, kus me soovime üksteisele Jumala rahu. Kristus tuleb ja ütleb rahu teile. Me võime seda näha kui lihtsalt tavapärast juutlikku tervitust, sest et juudid tere asemel ütlevadki, soovivadki rahu. Shalom ongi rahu teile. Aga me võime sellest täna näha ka midagi suuremat. Eks see kõik on alati tõlgendamise küsimus. Vahemärkusena oli reedel televisioonis üks lehelugeja kommenteeris toredasti artiklit, et eestlased ei tervita üksteist. Et pigem käiakse altkurvu põrnitsedes mööda ja püütakse pilku maha peita. Et on nagu mingisugune eeldus, et kui me tervitame üksteist, siis me peame pikemat juttu rääkima jääma. Aga ei pea, piisab tervitusest. Rahu sulle. Et kui panna need 2 asja kokku, siis jah, vahel piisabki lihtsalt sellest samast rahu sulle. Aga mis see on, mida me tegelikult siis soovime? Mis asi see rahu on? Siin võib alustada küsimusest, et mis on rahu vastand? Kas see on rahutus? Kas see on ärevus, hirm, sõda? Kas nii nagu pimedus on valguse puudumine, võiksime öelda, et kõik need ülejäänud tunded on rahu puudumine? Samas saab rahu olla ka keset ärevust ja sõda, nagu saab olla valguse kiire keset pimedust. Seega ongi rahu väga mitmekülgne asi ja rahu saab avaldada väga mitmel moel. On olemas näiteks individuaalne ja kollektiivne rahu. Kindlasti on olemas ka sisemine rahu, aga kas on ka olemas väline rahu? Ma usun, et kõik, kes on pidanud enne lavale minemist, kui nad on närvi saanud, pidanud sellist nägu ette tegema, see on väline rahu. Sees keed, väljast tuleb rahulik. Mõned peatükid varem selles samas evangeeliumis Johannese järgi ütleb Jeesus, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega migu araks. Seega on see rahu, mis tuleb meile püha vaimu annina. Me võime siin nähagi sellist jumalikku rahu kui püha vaimu tööna, püha vaimu kohaloluna. Kui see rahu on meie sees, siis teame, et püha vaim tegutseb. Rahu võiks ja peaks tähendama ka hirmu puudumist. Kui me vaatame tagasi ajalukku, ka kristluse ajalukku, siis me kohtame ka selles väga palju hirmutamist. Viimasel nädalal oleme Toomas Jürgensteini Facebooki seinal arutanud sellel samal teemal, et kuidas inimesi on ikka hirmutatud põrguga näiteks. Ja eks see ongi peamine küsimus, et kui meid suunatakse uskuma üksnes hirmutamisega, siis kas see on päriselt usk? Või selliselt igaks juhuks parem on nii. Nii et mulle tundub, et küsimus ongi, et kuidas me siin kirikus peaksime sellest rahust rääkima või seda rahusõnumit päriselt tõeks elama. Ja mulle tundub, et see on see, mida maailm täna vajab. Rahusõnumit. Olen küll ja veel küsinud, et kas tänase inimese peamine küsimus on, kuidas olla õnnelik. Tänase Jeesuse rahusoovi valguses hakkasin aga mõtlema, et kas ei tähenda hoopis, kuidas olla rahulik. Kui see rahulik ei ole päriselt õige, kuidas olla rahus, kuidas teha rahu, kuidas saavutada rahuseisund, kuidas saavutada südamerahu, hingerahu, päriselt rahust läbi imbunud elu. Mahatma Gandhi on öelnud, mitte uskuda püsiva rahu võimalikkusse,
tähendab kahelda inimloomuse jumalikkuses. Mitte uskuda püsiva rahu võimalikkusse tähendab kahelda inimloomuse jumalikkuses. Me elame üpris pinevas ja aina pinevamaks muutuvas maailmas, kus vahepeal rahu tundub tõesti olevat ainult sõja puudumine. Aga kuidas see päris rahu üles leida? Seda püha vaimu poolt kingitud rahu. Õige oleks kantslis selle peale öelda, et ikka paastu ja palvega. Ega teised ei saa. See ei ole üldse mitte vale, mida öelda. Küsimus on, kuidas seda öelda. Siis siin on alati aga, mis on vahend ja mis on eesmärk. Kui me üldse lihtsalt nagu palvetame, et issand, anna meile rahu, 4, siis võivad need jääda tühjadeks sõnadeks. Või samamoodi, kui me loobume millestki lihtsalt, et peab ju loobuma, siis ei aita. Tead, mis ei aita? See ei täida seda tegelikku eesmärki. See ei too seda rahu. See on lihtsalt kombetalitus. Nii et mulle tundub, et see rahu saab meile tulla ainult läbi meie isikliku suhte Jumalaga. Otsige esiti Jumala riiki ja siis kõike muud antakse teile peale kauba. Mulle tundub, et ma lõpuks ometi hakkan sellest aru saama. Juba kaua on aega võtnud. Kui me otsime seda suhet Jumalaga, Jumalat ennast, siis me hakkame nägema nii iseennast kui oma elu mingite uute silmadega. Ja seesama isiklik suhe, see ongi selle rahu allikas. Jüngrid valdas rahu siis, kui nad Jeesus ära tundsid. Kui nad said aru, et ta on jälle siin, see on tema ise. Ja niipea ta kadus, uksed lukku, kinnises ruumis hirm. Ehk siis mulle tundubki, et see päris rahu, mida me eluks vajame, ei saa tulla üksinda, eraldiseisvana millestki muust. See saab tulla ainult läbi usu ja usalduse. Selle sama usalduse, et Jumalal on midagi minuga pistmist. Eile maetud paavst Franciscus on öelnud, lootus viib meid rahu teele, samas kui usaldamatus ja hirm nõrgestavad suhteid ja suurendavad vägivalla ohtu. Lootus viib meid rahu teele. Nii et kinkigem siis üksteisele seda lootust, mis võtab ära hirmu, et rahu saaks tulla. Aamen.